üks põhjus, miks inimesed on hästi haiged ja viimasel ajal tarvitatakse hästi palju erinevaid ravimeid, just keemiliselt töödeldud ravimeid, on see, et meil on baasvajadused tegelikult täitmata. Täna Facebookis just oli selline postitus, kus oli kirjas, et inimesed ei kasuta ravimeid, mis on tasuta kättesaadavad. Nagu selleks on meditatsioon, looduses käimine, armastus, kallistused, huitus, tänulikkus, inspireerivad sõbrad, toetav kaaslane. Ja seal see list oli päris pikk. Ja need on tegelikult täiesti tasuta ravimid. Nende eest ei pea maksma. Nende eest ei pea maksma. Ja Luule Viilma raamatus on ka kirjas, et nagu ta ütleb, et inimkond on armastuse vajaduse puuduses, nagu nii suuresti on armastuse vajaduse puuduses. Ja see teeb inimesed vihaseks, see teeb inimesed kurjaks, see teeb inimesed haigeks. Sest et enamus inimesi, kes on saanud mingi näiteks raskema haigusega pihta, nad on hästi tugevalt, üks osa sellest on see, et nad on hästi tugevalt armastuse puuduses. Meil võib olla perekond ümber, sõpruskond ümber, aga hinges on nad nii suures armastuse puuduse defitsiidis. Ja tihtilugu ongi see, et me ei ole saanud lapsena seda hoitust ja armastust nii palju, kui me oleme tegelikult vajanud. Ja siis me lähme täiskasvanu ikka, oleme selle tühja tassiga ja proovime siis seda hakata kompenseerima läbi suhete, läbi töö, läbi saavutuste. Ja me põleme läbi, sest me otsime seda valest kohast. Tegelikult me tahtsime saada seda oma vanematelt. Ja siis me ajame sassi suurena kõik. Me tahame saada lihtsalt puhast armastust, puhast hoitust, puhast baasvajadust. Lihtsalt tunda seda, et me oleme olulised. Aga me otsime seda tööst. Me hakkame rohkem tööd tegema, et siis me tunneme, et me oleme väärtuslikud, me oleme piisavad ja me oleme olulised. Me otsime seda suhetest. Mõnikord lähme suhetega ka liiga ekstreemsusesse, andes enda keha ära lihtsalt sellepärast, et saada vastu hoitust. Ja me hakkame mingeid, kalleid asju kokku krahmama või ostma, et tunda, et me oleme väärtuslikud, piisavad ja olulised. Sest kui see väline ära võtta, siis me tunneme, et me oleme tühjad. Ja miks me oleme seest tühjad? Sellepärast, et meie tass ei ole täidetud. Meie baasvajaduse ja armastuse ja hoituse tass ei ole täidetud. See on tühi. See on olnud tühi kogu aeg. Aga kuidas seda täita? Täna hommikul ma ise taipasin sama asja, et on justkui baashoituse tass on tühi. See on tühi. Ja kui minu käest küsiti, et aga kuidas sa seda täidad, siis ma ei osanud vastata. Ma ütlesingi, et üks variant on see, et ma küsin lihtsalt inimeste käest, et ma tahan olla hoitud, aga tihtilugu saadakse sellest valesti aru, mida see tähendab. Või siis ma ei oska seda küsida. Ja teine variant on see, et öeldagi oma emale ja isale, et teate, ma tahaks lihtsalt sulle kaisu pugeda ja ma tahan, et sa lihtsalt hoiaksid mind. Ja sellel hetkel, kui ma selle vastuse andsin, siis ma tundsin, kuidas emotsioon tuli ülesse. Ja ma saan aru, et see on tegelikult see sama koht. Meil on vanemad olemas, kellel ei ole, aga kellel on olemas, siis kui kaugele me oleme tegelikult nendest jäänud, kui kaugele me tegelikult oleme üksteisele oma vanematest jäänud. Igaühel on oma toimetused ja mis mina ja see kallistamise värk ja
ja see hoituse värk, jah, see on nagu liiga läila. Ja tegelikult meie hing vajab seda. Tegelikult meie hing vajab seda. Ja see ei ole ainult see, et ma tahaksin oma vanemate hoituses olla, aga tegelikult nemad vajavad seda. Ka nemad vajavad seda, aga nad ei julge lihtsalt öelda. See on nii huvitav, kuidas ma näen enda pealt ja ma näen teiste pealt, kuidas me isegi ei luba sellel kohal tekkida ja vaadata sellele otsa, et tegelikult mida ma vajan, mis on see, mida ma päriselt vajan, miks on see, miks ma tegelikult olen stressis, depressioonis ja kasutan igasuguseid ravimeid. Sest mul on tegelikult armastuse puudus. Mul on lihtsalt armastuse, hoituse ja läheduse puudus, ei mitte midagi muud. See maja või autos ei kompenseeri tegelikult seda minu hinge tühjust, et kallid riided ei kompenseeri minu hinge tühjust. Kaaslane, kellega ma koos olla ei taha, võib-olla ei kompenseeri minu hinge tühjust. See töö, kus ma saan head palka, tegelikult ei kompenseeri minu hinge tühjust. Hinge tühjust kompenseerib ainult puhas hoitus ja armastus, mis on lihtsalt tasuta ja mida me ei julge küsida. Kui sul on see olemas, mul on sinu üle meeletult hea meel. Kui sa saad seda kaaslase käest puhtal kujul, mul on meeletult hea meel sinu üle. Aga enamus inimesi on kohas, kus neil ei ole seda kuskilt saada ja nad ei oska seda küsida. Ja nad isegi ei tea, et neil sellest puudus on. Miks inimene kurjaks muutub? Õelaks ja vastikuks. Tal on lihtsalt armastuse puudus. Ta ei tunne, et ta on oluline kellelegi. Ja siis ta hakkab ka ise ennast armastamast. Need on need teemad, mis tahtsid läbi minu täna tulla siia. Ja imeilusat päeva sulle. Mõtisklemaks edasi enda sees, et mis on see, mida sa tegelikult vajad. Mis on see, milles sul tegelikult puudus on.